läks sujuma. Sanatooriumis. Jah, Andero sünnipäeva puhul. No me siin naistega kahekesi oleme praegu. Naistega? No meie. No meie. Et jah, nüüd hakkab riidid vahetamist nagu supla. Ja enne kui paljaks võtta, siis peab ära videoma. Sau! Kuidas nüüd olla on hea? No jah. On mõnus jah? Jah, aga kõht on tüü, ma suren välja. Loodad, Jah, mingi käe veel taga. Kapan retakas. Mis on filmid või? Toni ja Andor on seal. Kuulide pubis, tulime sööma, siis pärast söömist on ikka kõht tühi. Vana raam. Tegi vana rääm. Nüüd juuksid on nagu, ma ei tea, mis kana-kakana. Kui retakas. Issand, Sa oled ainuke. ainuke, kes on imelik. No eks ma olen alati. Puisid valisid süüa, no meie ka. Ja nüüd Andero läks tellima. Esimest korda. Multikas käib seal ja Mannil on ilusad juuksed. Saime süüa kätte. See on tibutagi. Mis söök sul on? Argentiina. Mingi Argentiina. Ma ei mäletanud. 3 on siin, mis teil on, mis ta nimetus on? Mingi tamekoor. Ja tal on mingi õllevärk seal. Ja lent ongi. Kõigil on tühjad. On Marju. Oleme ka härra Jaanil. Kontrollime üle, kas meil on õiges järjekorras lood. Kui te seal laval teate teist järjekorda. Siin kodulema ja kas viibu. See on ikka korralik sinni või? Muidugi kogu aeg tuli mahjalt paadiga siia ja saad aru, siit kohast kogu aeg haugi. Kogu aeg. Käib haugi kogu aeg. Jaa. Tõstas juttu ja räägib. Liiter ja 3 liitrit mahla. Käib küll. Kardan, et mu juun. Vaata üles lihtsalt. Ei tule või? Siis läheb üle. Ja siis tüüti tagasi. Noh. Ma ei tea, proovi pära. Andele terviseks. Su mihurausa terviseks. Tegin veits normaalse miisu näoga pähe. Ma ei tea, kas sobib. Mis see filmid? Aga miks ma ei või? Tarbed päris. Sina oled, sinult ma selle kõik olengi pärinud. Sinult ma selle kõik olengi pärinud. Retardationi või? Jah. Sina õpetad mind niimoodi kogu aeg. Jah. Lüüri nuga. 3 aastat tagasi kuskile kolisid mingi, ma ei tea, mingi talu, eks. Võnnukas olema. Ei, Laura, ei, palun, ei, jäta. Ma pidin teile kaitsevad. Põgenen ära tegelikult ka. No, kus sa põgened? Mehhikosse? Jaa, mulle meeldib Mehhiko tegelikult ka. Tegelikult on, ma tean, et on ma olen seda puhkus Mehhikos vaatanud. Mina saan mingi bingo lattagast saada või saa. Kõik ikka nagu kardavad natuke. Kaal inimene. Main, vaata, mis su kass teeb. Hüppaski alla või? 90-ga sain seda. Aga mul on täna vaba päev jälle. Panin eelmise vlogi ülesse. See sai vist kõige pikem vlog, mis mul nüüd üldse olnud on. Sest materjali oli ka päris palju. Ja tellisin endale Hiinast juuksepikendused. Mingid odavad juustud on. Mõtlesin, et proovin, vaatan, kuidas need siis välja näevad. Soovil on musijälg. Tegin musi talle pea peale. Nüüd reedel, kui äikest lõi, nii kui pauk käis, siis oli meil internet kadunud. Ja me olime kuni tänaseni ilma internetita. Nii et mina olin paugu otsas, kui puu käis. Täna käis see internetivend ja pani meile neti tagasi. Nüüd me oleme õnnelikud. Raskisin kogu oma telefoni internetile selle nädalavahetusega. Tegelikult on ikka suht raske ilma internetit olla. Mul arvates oli Simsi mäng, Sims 4. Siis ma mängisin seda enam ei olnud. Tõus me amasin nende lokkide tegemisega, sest et need on sünteetilised juuksed, need ei ole päris.
Hakkasin siis tavaliste lokitangidega lokke tegema ja hoian, lasen lahti, vaatan. Sirge. Siis mõtlesin, mis värk nüüd siis on. No läksin kohe YouTube'i, YouTube alati aitab iga asjaga. Ja panin, et kuidas teha siis lokke, siis seal öeldi, et tuleb kõigepealt märjaks teha. Siis saab sünteetilistesse juustesse lokid teha. Vot, siis ma javasin sellega juba mingi pool tundi. Aga nüüd on nad mul olemas ja ma vaatan, kas ma üldse välja julgen nendega minna. Kuidagi kalleid mänguasju kilekotist piisab. Nüüd on hea olla seal. Oh my god! Nüüd ei tee enam. Jooksis vastu seina. Siuksed ilmad mulle meeldivad, kui ma pean 10 tööl olema. Olen täna 10 tööl ja kui siuke ilm on, siis miks mitte? Ma ei jää millestki ilma ka, et niikuinii on halb ilm, et pigem teenin raha siis. Halb on ainult see, et üleeile mul oli vaba ja siis olid ka load ilmad. Tegin endale teistsuguse soengu. Muidu käisin kogu aeg selle 2 punupatsiga niimoodi tööl. Nendega oli hästi mugav käia, et juuksed olid kinni ilusti ja siis ei häirinud töö tegemist. Muideks, mulle jõudis täna kohale, et Tonni läheb kaitseväkke. Kurb. Teadsin enne juba tegelikult, et ta läheb, ma teadsin päris ammu juba. Aga täna jõudis kohale. Ja ta läheb veel 11 kuuks. Mida ma teen terve see aeg? Ma ei tea ju. Ma pean terve aeg üksi olema. Nii õudne. No õnneks on mul Zoe ja selle mõttega ma tegelikult endale Zoe otsingi, et ma teadsin, et kui Tonni niikuinii peab millalgi minema kaitseväkke, kui ta läheb, et siis ma ei oleks üksi, täitsa üksi. Siis mul on Zoe vähemalt, kes mind lohutab. Kes ei tule? Ma arvasin, et sa lihtsalt ootad. No ma päris terve aeg ei ootanud, aga... Sa haisid? No tere! Käti tuli külla ja ta hakkab siin juukseid järjema ja nüüd teil on ainult tund aega, sest ma pean varsti tööle minema. Oh my god, väljast täiega sajab. No mitte täiega, aga suht ikka sajab. Ja ma pean rattaga tööle minema. Aga ma ei tea, kuidas ma lähen. Kui ma läheks jalas, ma saaks vihmavarju võtta, aga ma olen rattaga. Ma ei taha minna. Õnneks täna olen 4:30 ainult tööl, et siis on hea. Ma pean kohe tööle minema hakkama ja edu mulle, siis ma saan, ma arvan, märjaks. Täna on esmaspäev ja mul on vaba. Ja väljas pole isegi nii halb ilm. Isegi päikest paistab vahepeal. Oleme Tasku kõige ülemises parklas. Siin on meedikum ja Tonil on perearst siin. Ta pidi nüüd arsti juurde minema sellepärast, et ta käis nädalavahetusel maal ja mängis oma väikse vennaga palli või midagi toas. Või mängis kulli või midagi, jooksid ühesõnaga toas ja ta lõi varba vastu diivani nurka ära. See on alati valus, kui see juhtub, aga tal juhtus kohe niimoodi, et tal see varvast läks paiste ja siniseks ja
nüüd on nii valus see ja ta ei saa õieti kõndida ning käis siis kohe EMO-s ka. EMO-s öeldi, et 2 nädalat vähemalt peab rahu andma Varvale. Aga no ta peab ju tööl käima. Värvisin täna imuksid ka. On erksamad? Shauma! Jah? Künega on jokk. Künega on jokk. Tuleb maha, jah? Enam ei lähe üldse tööle. Kuni 22-ni naigusleht, ütlesid varem nad ei lase mind. Tegelikult ka või? Oleme siin Rihma juures, siin minu kodu. Teine kodu. Mis ma siin? Me käime Sepa turul ja ostame Tonile mingi kella, käekella. Tal on vaja kaitseväkke seda kaasa võtta. Madal auto muret, Tonile stange sinna taha kinni, aga õnneks ta sai ära. Kas sa üldse ei oska normaalselt magada või? Õige konnake. Lähed filmib ennast, selfie. Ta on nii naljakas nägu. Sätime praegu ennast mu õe Kätlini lõpetamisele minema. Sellest on kahju, et väljas praegu nii halb ilm on. Praegu sajab. Nagu, endast pole, aga Kätlinist on kahju, et ta peab selle vihmaga seal pärast väljas seisma ja siis läheb soeng sassi ja... Ma olen praegu Kätlini lõpetamisel. Siin on suht palju rahvast Toniga siin. Siis ma sealt taga on see vanaema. Ja siis on Marge, Kätlini ema. Tegime mõned pildid ära, etsime lilled ära ja nüüd Kätlin läks sisse. Ma ei saanud aru, mida ta tegema läks, aga pildistama vist jah. Läks sisse pildistama ja siis mingi tuleb tagasi välja, siis saame veel mõned pildid teha. Oi, aknad higistavad. Kes purjus on? Sina või? Niimoodi küll sõita väga ei saa. Ootame natukene. Lõpetamisele käidud ja leppisime kokku, et nagu istumise teeme mingi teine päev, sest et täna on neil vist klassiga midagi. My hero! Appi peab ruttu kotti ära panema. Thank you! Nii palju siis sellest heast sirkapraest. Toni leidis saatis prussaka. Vaata seda. Tõesti rõve ju. Su kassil on igav, siis pane talle üks niditükk pähe. Mõtlesin, et lähen täna Kaisa ja Marellega peole. Me käime Atis, vaatame, mis head seal on. Hakkasin Tonile, et ta tuleks ka kaasa, aga tema ütles ei. Tema ei taha naistega gruppi minna. Aga ma arvan, et ma tänaseks lõpetan. Et ma rohkem täna ei vlogi. Näeme siis järgmises videos. Tšau!